Tervist! Ja olen siis Arne Küberist ja annan ülevaate sellest projektist, mis meil Riias hakkab praegu lõppema. Räägin natukene, mis enne oli ja mis võib-olla pärast tuleb ka jõuan äkki rääkida. Et kõigepealt, mis see probleem on, mis me lahendame hakkame, et meil on vaja lahendust info krüpteeritud edastamiseks, säilitamiseks. Et meil on olemas CDOC 1 praegu siis või 1.1 juba väga pikka aega olnud. Ja kui me räägime sellisest edastamine, siis me mõtleme sellist elektronposti sarnast teenust. Et on igasuguseid muid viise, kuidas edastada, aga selgelt on vajadus sellise saadan ja unustan lahenduse järgi, kus siis vastuvõtja kunagi saab selle sõnumi kätte, saab selle dekrüpteerida ja sellega midagi teha. Mis on nüüd nagu väike muudatus on see, et kui see CDOC 1.0 oli selline universaalne madala taseme tööriist, mis väga ei eristanud seda, et miks seda infot krüpteeriti, kas nagu ühelt osapoolelt teisele edastamiseks või siis säilitamiseks ühe osapoole poolt, siis siin CDOC 2.0 juures me oleme siin suure vahe või selge vahe nagu sisse teinud. Miks me seda teeme, sellest ma räägin ka natukene. Ja ütleme, võtmesõnad, mis on selles asjas uued, on meie jaoks on tuleviku turvalisus. Kohe selgitan, mis selle mõiste taga on. Ja teine asi on siis säilituskrüptograafia. Oleme kaks sellise säilituskrüptograafia mõiste nagu välja mõelnud ja üritame seda siis toetada. Ja sisu poole pealt, et see on nüüd täiesti uus protokoll. Üritasime nii krüptograafilise kui teostuse poole pealt teha sellist kvaliteetset asja, mis peaks vastu, rahuldaks kõiki vajadusi, mis on kasutajatel olemas, oleks turvaline. Et see oli see meie lähteülesanne, mida me nüüd läksime selles projektis lahendama. Siin räägiks kõigepealt tuleviku turvalisuse mõiste lahti. Et see idee on siis selles, et see info salastatus säilib ka peale seda, kui need võtmed, mida kasutati krüpteeritud info edastamiseks, kompromiteeruvad. Et see oli nagu hästi praktiline juhus oli meil Rokaga, eks ole, kus 2017 suur kogus võtmeid osutus selliseks, et neid on võimalik nagu tegurdada. Ja kõik need CDOC 1 konteinerid, mis olid nagu nende võtmete ka dekrüpteerimiseks moodustatud, need põhimõtteliselt ründajal oleks võimalik olnud siis mõningase rahasumma eest nagu lahti võtta. Ja see Roka oli selline nagu välk lõi sisse, eks ole, aga on ka sellised nagu protsessid, mis toimuvad nagu meie tahtest nagu hoolimata, eks ole. Ja nendeks tuleks valmistuda ja eriti, kui meil on sellised dokumendid, mille salastustähtaeg on väga pikk, eks ole, siis me tegelikult peaksime nagu lahutama selle tänase turvalisuse sellest tulevasest turvalisusest. Ja üldjuhul see tuleviku turvalisuse lahendus sellele on see, et see suhtlus saaja ja vastuvõtja vahel on mitmesammuline. Et kõige võib-olla levinum näide on see, kuidas TLS protokoll töötab, eks ole, kus saatja ja vastuvõtja vahetavad siis omavahel mitu sõnumit, lepivad kokku ajutised võtmed, mida kasutatakse info salastamiseks. Ja kui need pikaajalised võtmed hiljem nagu avalikuks tulevad, siis see tegelikult ei võimalda ründajal seda sideseanssi dekrüpteerida. Probleem selle lahenduse puhul on see, et see eeldab nagu kahesuunalist suhtlust, aga meie tahame pakkuda teenust, kus seda võimalust ei ole. Meil on lihtsalt üks sõnum liigub ühes suunas, ehk et meil on mingit muud viisi vaja ja see, mis me välja mõtlesime, oli selline väga lihtne lahendus ehk võtmeedastusserver. Ja kuidas see asi tööle hakkab, on see, et kui saatja tahab vastuvõtjale midagi saata, siis praegu ta moodustab selle CDOC-i konteineri. Selle sees on midagi, mida me oleme hakanud nimetama võtmekapsliks, et see mõiste tuleb meil hästi laialdaselt pärast kasutusele, aga sisuliselt see on nüüd see krüptomaterjal, mille abil vastuvõtja saab selle dokumendi sisu dekrüpteerida. Kui meil on RSA-ga salastamine, siis on see lihtsalt krüpteeritud ajutine võti, kui meil on elliptkõveratega, kui vastuvõtjal on elliptkõveratega mingi võti, siis on see Diffie-Hellmani avalik võti, eks ole, aga probleem siin on see, et kogu see info liigub üle ebaturvalise sidekanali, ründaja saab selle salvestada, kui ründaja saab juurdepääsu vastuvõtja salajasele võtmele või privaatvõtmele mingil hetkel, siis tal on võimalik ka see dokument dekrüpteerida. Nüüd, mida me teeme, on see, et me toome mängu ühe abiserveri ja selle abiserveri
ja saatja ja abiserver ja vastuvõtja vahel on nüüd turvalised sidekanalid, mida ründajal on ebatriviaalne pealt kuulata. Ja kui saatja hakkab oma seda dokumenti looma, siis ta kõigepealt saadab selle võtmekapsli, mille ta muidu oleks pannud konteineri sisse võtmeedastusserverile üle TLS-ühenduse. Võtmeedastusserver annab tagasi transaktsiooni identifikaatori, mille me paneme siis sinna konteinerisse, saadame vastuvõtjale. Vastuvõtja autendib ennast võtmeedastusserverile, võtmeedastusserver ja saadab talle siis transaktsiooni identifikaatori ja saab vastu selle võtmekapsli. Ehk et see võtmekapsel, mis on selline pisikene andmetükk, liigub nüüd teist kanalit mööda, mis on turvaline, kuhu ründajal ei ole nagu lihtne juurdepääsu saada. Ja see punast kadalit kaudu liikuv konteiner on nüüd selline, et isegi kui ründaja saab kunagi vastuvõtja privaatvõtme kunagi enda valdusesse, siis talle jääb puuduse võtmekapsel selleks, et seda dekrüpteerida. Ja mida me teeme, on see, et me esiteks tekitame turvalise kanali selle võtmekapsli liigutamiseks ja teiseks me piirame seda võtmekapsli eksisteerimise aega, et see nagu ei säili lõputult, et see võtmeedastusserver kustutab selle kapsli mingil hetkel ära, eks ole, ja see tundlik info on ajas ka meil piiratud. Mis on oluline, on see, et see põhiline suhtlusvoog, see nagu säilib, et saatja saab lihtsalt valmistada mingi krüpteeritud dokumendi ette, saata ta välja, ta võib seal mingi aja rännata läbi meiliserverite või mis iganes Dropboxide või kuidas iganes te neid infot liigutate. Meil ei ole nagu mahupiiranguid, vastuvõtja saab selle kätte, dekrüpteerib mingil ajal. Võtmeedastusserver tegelikult käsitleb väga väikseid andmehulki, see tähendab, meil ei ole vaja mingit super suurt infrastruktuuri teha ja võtmeedastusserver tegelikult ei näe seda konfidentsiaalset sisu. Ehk et meil ei teki nagu mingit sellist täiendavat konfidentsiaalsusprobleemi sellega, et me tõime selle võtmeedastusserveri mängu. Et see ongi võib-olla nagu oluline selle asja juures, et konfidentsiaalsusomadused tegelikult meil ei halvene, et jätkuvalt on vajalik juurdepääs vastuvõtja privaatvõtmele, kui seda ei ole, siis seda dekrüpteerida ei saa, ehk et võtmeedastusserveril ei ole nagu mingit eelist kellegi teise ees. Loomulikult, kuna meil on süsteemis täiendav server, siis käideldavus vajab käsitlemist, eks ole, aga see teenus iseenesest on lihtne. Me ei näe, et siin tuleks nagu suuri käideldavusprobleeme. Paar ideed, mis me oleme nagu suhteliselt nagu obvious ideed, et saatja saab kontrollida, kui kaua see dokument on dekrüpteeritav, ehk et vastuvõtja peab ta piiratud aja jooksul kätte saama ja ära dekrüpteerima. Me oleme mõelnud selle peale, et saatja võiks olla võimalus, et saatja annab võtmeedastusserverile korralduse see kapsel kustutada, siis sisuliselt see dokument ei ole enam dekrüpteeritav, et kui juhtub mingisugune viga või saab teatavaks, et selle vastuvõtjal on mingi turvaprobleem, et siis me saame nii-öelda lennus olevad dokumendid mitte dekrüpteeritavaks muuta. Praegu on plaan see, et RIA paigaldab avaliku serveri. Pärast on mingi slaid ka sellest, mis kõik selles projektis valmis saab. Aga me näeme ette, et asutused võivad oma saatjatele paigaldada oma serverid. Et kui on näiteks asutus, kellel on võib-olla natukene suuremad turvanõuded, kus on hästi palju nagu krüpteeritud dokumentide saatmist, siis ta saab oma infosüsteemi panna oma serveri. See käideldavus-teema on siis tal puhtalt enda hallata, et ta ei sõltu enam RIA poolt antavatest käideldavusgarantiidest ja ehkki meil siin nagu konfidentsiaalsusteemat ei ole nagu mängus, siis võib-olla on lihtsalt kellelgi niisugune kuivem tunne selle peale. Siis teine teema, säilituskrüptograafia. Siin on nagu see mure või probleem on see, et neid dokumente, mis on nagu krüpteeritud selleks, et üks osapool annaks need teisele üle, et neid me tegelikult ei tohiks sellisel kujul nagu säilitada. Et kui me ta kätte saame, siis me peaksime ta dekrüpteerima, juhul kui meie enda turvanõuded nõuavad, et see dokument või see info peab olema nagu krüpteeritult säilitatud, siis me peaks ta eraldi selleks krüpteerima vastavalt kogu meie võtmehalduspoliitikale ja kõigele muule, eks ole. Ja see on nagu siukene, see on nagu piisavalt keeruline teema, et me ei saa nagu seda organisatsioonide peale laiali määrida. Ja meie lahendus on see, et me igati üritame kasutajat nagu lükata sellesse kohta, et kui ta on millegi kätte saanud, selle ära dekrüpteerinud, siis ta kas säilitab seda avakujul või krüpteerib vastavalt nii, nagu tema süsteem on konfigureeritud. See on hästi lai teema, selles mõttes, et kui me vaatame seda, et miks nagu üks organisatsioon siseselt mingisugust infot võib krüpteerida, kas ta seda säilitab, siis krüpteerib seda siis mingi arhiivi nagu usaldusvajaduse vähendamiseks, kas see on tõesti nagu niimoodi, et see dekrüpteerimine toimub ainult väga erijuhtudel, eks ole,
või see dekrüpteerimine on igapäevane tegevus, kas see on kuidagi transaktsioonilise mingi andmebaasiga seotud, et noh, seal on variante nii palju. Et RIA fookus on siin selgelt see, et millist tarkvara RIA peaks arendama, mis on hästi paljudele kasutajatele kasulik, eks ole, ja mida on nagu mõistlik nagu hooldada, eks ole. See tähendab, et ühegi ettevõtte väga keerulisi probleeme pole mõtet nagu lahendada, need universaalsed lahendused tõenäoliselt ei tööta, aga üritame nagu leida seda kohta, mis on nagu universaalselt kasulik. Meil on nagu 2 stsenaariumit, üks on isiklik kasutus, kus ma arvan, et selline parooliga krüpteerimine on kõige parem. Kas see on nüüd tegelikult nagu mõistlik teha seda CDOC-iga, võib-olla on lihtsam mõistlik teha mingisugune krüpteeritud getavolüüm, eks ole, panna need failid sinna, eks ole, võib-olla umbes mugavam. Aga vähemalt võimalus on. Ja teine on siis see, et me krüpteerime avaliku võtmega ja see privaatvõti on mingisuguses krüptoseadmes. See on siis umbes sellise stsenaariumi toetamiseks, kui asutus tahaks nagu saada sellist krüpteeritud koopiat, võib-olla mitme võtmega dekrüpteeritava igast dokumendist, mis kuskil arhiveeritakse. Aga see on nüüd selline asi, mis tegelikult haakub hästi palju sellega, et kuidas üldse asutuses see infohaldus on korraldatud. Ja me tegelikult üks osa sellest projektist, see viimane punkt, tegevusplaan edasi, sest me koostasime ka sellise analüüsi aruande, rääkisime kasutajatega, enamuses olid nad riigisektorist, kuulasime, rääkisime, mida me teeme, mis on need meie ideed, saime nendelt hulga nagu mõtteid, kuidas nemad tahaksid seda ütleme siis krüpteerimisfunktsionaalsust kasutada, seal oli palju mõtteid dokumendi haldussüsteemide ja kõige muu kohta. Selle kohta teil tekib selline plaan, kus siis RIA saab nagu vaadata, et mis siis nagu oleks mõistlik järgmisena teha, et mis on see piisavalt universaalne lahendus, mis nagu paljudele asutustele oleks kasulik. Aga sellised konkreetsemad asjad, mis meil siin tulevad, on kõigepealt see protokolli enda spetsifikatsioon, siis on meil näidisklient ja sellega koos olev Java teek. Selle Java teegi mõte on ka see, et kui keegi tahab integreerida seda krüpteerimise või dekrüpteerimise funktsionaalsust oma süsteemidesse, siis selle teegi abil saaks ta seda teha. Siis meil on võtmeedastusserver sellises valmiduses, et seda saab nagu ka mitte ainult RIA paigaldada. Ja siis on DigiDoc kliendile tekib funktsionaalsus toetada seda uut vormingut ja toetada seda võtmeedastusserveri kasutamist. Ja RIA plaanid on siis sellised, et kui see saab valmis, siis tuleb selline piiratud piloot, see tähendab, see funktsionaalsus ei lähe nii-öelda sellesse ID-kaardi baastarkvara põhidistributsiooni, aga need, kes tahaksid seda katsetada, saavad selle kliendi, saavad sellega, see on nagu kõigil nendel tavalistel platvormidel kättesaadaval, saavad seda kasutada, saavad tagasisidet anda ja siis RIA saab vastavalt sellele siis plaanida, mis selle asjaga edasi teha, kuhu edasi minna. Mõned plaanid on meil nagu juba ka selginud, mida me ilmselt peaks vaatama või vaatame. Asi, mida on üsna palju küsitud, on see, et kas mobiil-ID ja smart-ID-ga saaks ka dekrüpteerida. Meil on mingi lahendus, mis ei ole küll päris krüpteerimine, aga võimaldab salastatud infot inimestele siis edastada sarnasel viisil ja meil on praegu tunne, et selle natuke madalamate turvaomadustega asja järgi siiski on nõudmine. Siis on mõte DigiDoci kliendi profileerimisest. Selle mõte on see, et asutus saab nii-öelda kasutajalt mingisugused heeblid käest ära võtta ja kehtestada mingisugused poliitikad, et kui ta selle DigiDociga midagi krüpteerib või dekrüpteerib, et millistele võtmetele, milliste serverite kaudu ja nii edasi. Ehk et jõustada sellist asutuse sisemist krüpteerimise ja võtmehalduspoliitikat nii-öelda praktiliste vahenditega. Siis meil on kindlasti kvantarvuti kindlate algoritmide tugi vaja nagu ära käsitleda, et kas see kvantarvuti tuleb või mitte, ei tea, aga ma usun, et ka täna on Eestis sellist infot, mille salastuse nagu see ajaline piir on pikem kui see kvantarvuti tõenäoline valmimise aeg, ehk et juba praegu ei tohiks avaliku võtmega krüptot kasutada selle info edastamisel. Ja siis viimane asi on see rollipõhine võtmehaldus, et kui praegu on see DigiDoc olnud hästi selline isikupõhise võtmehalduse ümber ehitatud, eks ole, ja asutuses, kus tegelikult igas vähegi suuremas asutuses tegelikult elu on ikkagi rollipõhine ja see võtmehaldus ja kogu see, et kes tohib millal mida dekrüpteerida, see peaks nagu toetama seda. Ja selleks oleks vaja mingit lahendust. Meil on praegu tunne, et see võiks olla üks asi, kus RIA tegelikult saab arendada ja see on nagu universaalselt kasulik paljudele asutustele, kui seda nii-öelda skoopi õieti seada.
eks me siis selle analüüsi pealt vaatame, et kuhu see välja läheb. Et see oli nagu selle projekti siukene ülevaade. Nüüd, kuna meil on siin arendajate seminar, siis natuke ka tehnilise poole pealt, ehk on huvitav. See otseselt ei ole vajalik selles mõttes, et see enamus sellest on ära peidetud sinna teegi sisse, aga lihtsalt teadmise jaoks. Et kõigepealt vormingust, kuidas see konteiner nüüd välja näeb, seal alguses on signatuur, mis võimaldab seda faili teistest eristada, siis on päise kontrollisumma ja siis on krüpteeritud sisu, mida selle konteineriga edastatakse. Selles päises on 2 sellist suurt andmeelementi, kõigepealt on iga vastuvõtja jaoks üks plokk, seda me võime siis selleks võtmekapsliks nimetada, ja siis on info selle kohta, et millise krüptoalgoritmiga on krüpteeritud see last. Siis iga see võtmekapsel, mis on siis nagu suunatud ühele konkreetsele vastuvõtjale, sisaldab mingisugust spetsiifilist infot selle kohta. Mul siin mingi laser ka ei ole. Sisaldab spetsiifilist infot, mis on nagu krüptoalgoritmi spetsiifiline. RSA puhul on seal üks ja LIPT-kõverite puhul on seal mingi teine info, postkvandi korral midagi kolmandat. Siis on seal märgend, mida saab kasutajale kuvada, et ta saaks aru, millist krüptovahendit tal vaja on, et seda dekrüpteerida. Siis on seal selle faili master key, mis on krüpteeritud nüüd selle vastuvõtja spetsiifilise võtmega, ja siis on kirjas ka, millise algoritmiga on krüpteeritud see fail master key. Ehk et seal me toetame seda sama töörežiimi nagu praegu, kus nagu sisu on üks kord krüpteeritud ja siis see sisu krüpteerimiseks kasutatud võti on igale vastuvõtjale eraldi krüpteeritud. Ehk et kui on palju saajaid või palju nagu dekrüpteerijaid sellel dokumendil, siis tegelikult see suur sisu on nagu ühekordselt ja see võtmeinfo, mis siis on igale kasutajale unikaalne, see on väikesemahuline, ehk see on siis nagu eraldi. Et nagu mahu mõttes oleks see hästi efektiivne. Kui meil on LIPT-kõveratega vastuvõtja, siis on seal kirjas, milline LIPT-kõver on kasutusel vastuvõtja poole peal. Seal on kirjas vastuvõtja avalik võti ja saatja ajutine avalik võti, mille siis me genereerime. Ja siin on mõeldud ka niimoodi, see on juba tegelikult, see ei ole nagu protokolli asi, aga see on pigem nagu teostuse või Digidoki kliendi funktsionaalsuse asi. Et kui te otsite näiteks inimese isikukoodi järgi välja, selgub, et sellel inimesel on hetkel seal LDAP-i serveris palju kehtivaid sertifikaate, millega saaks dekrüpteerida, siis me moodustame selle võtmekapsli iga võtme jaoks. Ehk et inimene ise vaatab, mis kaart tal parasjagu käes on, millega ta siis saab seda dekrüpteerida. Aga see on nagu puhas nagu kasutajaliidese teema, et see nagu vorminguga ei ole otseselt seotud. Ja RSA puhul on siis samamoodi, et seal on vastuvõtja avalik võti. Need vastuvõtja avalikud võtmed on tegelikult nagu identifitseerimise jaoks. Et nagu sellest vastuvõtjate hulgast vastuvõtja saaks teada, et mina saan ka seda dekrüpteerida, ta otsib oma võtit sealt hulgast, eks ole. Et selles mõttes me oleme ta nagu lahutanud täielikult sellest ID-kaardi nagu infrastruktuurist, et meil ei ole siin midagi ID-kaardi või Eesti EID spetsiifilist. Siin on puhtalt avaliku krüptoalgoritmi avalik võti, eks ole, ja kas meil on isegi mingi PKI või sertifikaadid, see pole tähtis. Ehk et meie nagu see lootus on see, et kui me teeme selle hea vormingu, et me saame seda kasutada erinevates kohtades, mitte ainult siin Eesti probleemide lahendamisel. Aga sinna saab teha pealisehituse siis, mis nagu liidestab selle Eesti EID-ga ära. Ja RSA puhul on siis seal lihtsalt RSA privaatvõtmega dekrüpteeritav krüpteerimisvõti, millega siis see master on krüpteeritud. Ja last ise on POSIX-i fail. See oli nagu väga huvitav ülesanne valida välja mingi konteiner, mis võimaldaks nagu paljusid faile pakkida, et neid vorminguid on, ZIP on ilmselt kõige tuntum. Probleem on see, et need ei ole standardiseeritud. Et tegelikult nagu kõik kasutavad, aga standardit ei ole. Et see POSIX-i star oli tegelikult kõige standardiseeritum selline konteiner vorming, mis me leidsime. Me panime sinna mingid piirangud peale, sest kuna see sisu on krüpteeritud, siis mingi antiviirusega mingi selline asi ei saa seda kontrollida, eks ole. Ja me ei taha näiteks, et selle kaudu mingeid, seal on terve hulk ründeid, mis on võimalikud sellise konteineri lahti pakkimisel. Ja siis me üritasime neid vältida ja panime hulga piiranguid sellele POSIX-ile peale. Aga see võimaldab nagu mitmeid faile ühte kokku panna. Mis on veel oluline, on see, et see POSIX-i tar on töödeldav voolrežiimis. See tähendab, et me ei pea nagu võtma mälu või ketast mingite ajutiste asjade jaoks. Et mulle tuleb sisse see krüpteeritud stream ja ma dekrüpteerin ta kohe failideks lahti piiratud mälu hulgaga, mis on väga erinev sellest, kuidas see CDOC1 töötas, et nagu see
realisatsiooni efektiivsus on nagu väga hea, et seda tõesti nagu väga suuri krüpteeritud sõnumeid saab sellega töödelda. Ja seal iga faili kohta on metadata, sisuliselt see taandub faili nimeks ja siis see faili sisu. Et see on, kuidas see vorming on üles ehitatud. Nüüd krüpto poole pealt kiiresti käin ka selle läbi, et kõik hakkab pihta heast juhuslikkusest nagu alati. Sellest me standardse võtme tuletusalgoritmiga genereerime selle faili mastervõtme. Mastervõtmest me tuletame siis päise kontrollsumma võtme ja sisu krüpteerimise võtme. Et siin on nagu selline, sellist põhimõtet on jõustatud, et iga võtit kasutatakse ainult ühe asja jaoks. Et me kunagi ei kasuta võtit mitme asja jaoks, niisugune hea tava. Siis saatjal on tema privaatvõti ja tal on olemas vastuvõtja avalik võti, mille ta on näiteks LDAP-ist endale hankinud. Nüüd, kui tegu on lipt-kõveratega, siis see privaatvõti, selle ta genereerib juhuslikult. See on nagu ühekordne võti, mis just selle konteineri krüpteerimiseks, või võtmepaar siis, mis selle konteineri krüpteerimiseks on loodud, genereerib kasutades seda sama kõverat, mida vastuvõtja kasutab, eks ole, teeb Diffie-Hellmani võtmevahetuse, selle tulemusele rakendab võtmetuletusalgoritmi, saab võtme krüpteerimisvõtme, millega ta siis krüpteerib selle mastervõtme ära. Ja seal kasutame lihtsalt kõige tavalisemat XOR-i krüpteerimiseks. Need on sama pikad. See key encryption key on sama pikk kui file master key. Ja tulemuseks ongi see encrypted file master key, mis läheb siis sinna konteineri sisse. Ja vastuvõtja poole peal, temal on, eks ole, siis oma privaatvõti, mis on tal siis kuskil ID-kaardi või krüptopulga peal. Selle saatja avaliku võtme, selle ta saab sealt võtmekapsli seest, eks ole, ta teeb samamoodi Diffie-Hellmani, rakendab seda sama võtmetuletust, saab selle key encryption key ja sealt saab ta file master key ja sellega ta siis hakkab tegema, sealt ta tuletab teised võtmed. Nüüd on see oluline koht on see, et see file master key'st tuletatud see header HMAC key, et siis ta kontrollib üle, kas see päis oli tegelikult korrektne. Et kuni selle punktini ta tegelikult ei tea, kas ründaja on seda päist nagu modifitseerinud, mis tähendab, et see kood peab kõik väga hoolikalt olema kirjutatud, kuna see tegelikult töötab potentsiaalselt nagu manipuleeritud sisendi pealt, aga kui see päis on kontrollitud, et siis me edasi on nagu see kindlus olemas, et see kõik ülejäänud võtmed on ka, kogu see protsess on nagu korrektselt läbi viidud. Ja algoritmidest suhteliselt konservatiivne, standardne võtme HKDF-i võtme tuletusalgoritm SHA-256-ga, et need algoritmid valisime niisuguse krüptoalgoritmide elutsükli uuringu soovituste pealt praegu, samamoodi HMAC sama räsifunktsiooniga, šifriks valisime ChaCha20 Polu 1305, seal oli nagu alternatiiv AES vastavas režiimis, aga see peaks olema praegu paremate turvaomadustega ja ütleme, selle töökindlad realisatsioonid peaks olema nagu sellised, ütleme, selle realisatsioonid peaks olema töökindlamad või neid on lihtsam teha töökindlalt. Ja praegu me toetame vastuvõtjatest siis lipt-kõveraid, Eesti ID-kaardi kõverat toetame RSA-d krüptopulkade jaoks ja siis meil on säilituskrüpto jaoks olemas skeem ka, kuidas sümmeetrilise võtmega saab krüpteerida, dekrüpteerida. Ja veel võib-olla realisatsioonist, et kodeeringuks me kasutasime flat buffersid, siis me vaatasime tegelikult, mis need kodeeringu variandid on. Tegelikult oli juba, nagu varasemalt oli üks nagu uuring, mis nagu uuris, et kuidas me üldse, mida oleks nagu kasutada. Et miks me nagu ei võtnud mõnda olemasolevat asja nagu GPG või mis iganes, eks ole. Et tegelikult see seis on see, et nagu ei ole head standardsed vormingud selliste krüptokonteinerite jaoks, millel poleks nagu hulka puudusi. Flat buffers on väga efektiivne, esiteks väga turvaline, hästi toetatud väga paljudel platvormidel. Lastivormingust ma juba rääkisin ja see, et meil see voolrežiimis on töötust toetatud. Et väga kiiresti minu poolt kõik, et kui teil on küsimusi, siis väga hea meelega vastaks. Loodan, et heli on sees. On. Kõigepealt sulle suur aitäh, et väga sisukas ettekanne ja kohe näha, et sa oled selles teemas heas mõttes igatepidi sees, nii strateegiliselt kui ka tehniliselt need lahenduste loogika niimoodi ilusalt jookseb ja on näha väga hästi, et see asi liigub
õiges suunas ja võib-olla kommentaariks ütleks ka enda poolt, et kui vahel öeldakse, et meil digiriigis on liiga palju tegemist selliste kestvusteemadega, et kus need arenguhüpped on, siis minu meelest see on ka nagu hea näide, et kuidas krüpteerimise valdkonnas korralik käekatsutav arenguhüpe tuleb, mis on tegelikult nii oluline nii igapäeva tarbijatele kui ka erinevate teenuste omanikele. Aga meil on aega ja ma võtaks hea meelega küsimused ja alustaks saalist. Kas keegi on, kes tahab midagi küsida? Nii, tundub, et hetkel saalist ei ole, küll aga meie veebikuulajatel on üks küsimus. Kas CDOC 2.0 näidisklienti on plaanis pakkuda ka mõnes muus programmi keeles ja siin tuuakse välja näiteks Pythonit? Praegu see otseselt kavas ei ole. Python oli meeles küll, et selles oleks väga mõistlik see realisatsioon teha. Tegelikult siin töö käigus mõtlesime, et võib-olla isegi veel kasulikum ja huvitavam oleks realisatsioon JavaScriptis. Et tegelikult üks asi, mis meil nendest intervjuudest välja tuli, oli see, et hästi palju nagu rakendusi on sellised, kus see kasutajaliides, mis jookseb brauseris JavaScriptis on kirjutatud, tegelikult me saaks nagu teha paremaid asju, kui see dekrüpteerimine ja krüpteerimine toimuks seal. Et ma arvan, et võib-olla JavaScript oleks pigem esimene asi, millest tahaks seda kirjutada. Aga Python oli nagu plaanis, aga meil ei olnud nagu sellist, et ei jõudnud skoopi, aga võib-olla Riia paneb järgmisesse ülesande püstitusse sisse, et kindlasti mõistlik oleks. Just. Siis veebilaikus üks küsimus veel, aga ma arvan, et see küsimus ei olegi otseselt sulle ja võib-olla siin ei olegi hea kuupäevas vastust anda. Et siin küsitakse seda, et milline on üleminekuplaan CDOC 2-le ja kas CDOC 1 pannakse digidokis kinni ja teekides. Ma arvan, et jah, mikrofon tuleb, mikrofonist ei pääse. Nüüd läheb põnevaks. Ja, et ma proovin vastata baastarkvara tootejuhi eest. Ma ei tea, kas ta vist ei osale praegu. Veebis pani küsimuse. Jah, et siis üleminekuplaan on loomulikult selle põhimõttega, et kõigepealt luuaks dekrüpteerimise tugi baastarkvarasse. Niimoodi, et selleks hetkeks, kui CDOC 2-le krüpteerimine on loodud, siis on piisavalt levinud ka Digidoc klient, mis suudab seda dekrüpteerida. Mis ajaplaan on meil esialgu veel arutelul, seetõttu ei oska nagu kindlalt kuupäeva öelda, kuna ütleme, baastarkvara tiimi roadmap järgmiseks aastaks on juba üsna täisplaneeritud ja kindlasti ei juhtu seda järgmise aasta esimesel poole peal. Ja kui ta juhtuma hakkab, siis ei tähenda see seda, et CDOC 1 järgmise aasta jooksul kuidagi kinni pandaks. Igal juhul peab säilima CDOC 1 formaadis failide dekrüpteerimine. Kuna me näeme, et neid on talletatud ja võib olla vaja veel pikem aja jooksul. Nii et dekrüpteerimine jääb kindlasti aegade lõpuni. Ma ei tea, kas ma vastan? Jah, ja võib-olla lisan enda poolt sellise poliitilise vastuse veel siia otsa, et tegelikult ka mida ju Arne välja tõi, et samm-sammult me sinna poole liigume, et projekt on tegelikult poole peal ja meie poolt ka igal juhul tahe on sellega edasi liikuda. Aga ma küsiks ise ka enda poole pealt, et nagu ma juba ütlesin, et sa oled selles projektis väga süvitsi ise nagu sees, et kui sa nüüd selle teemaga nagu tegelenud oled, kuidas sulle ise tundub, et mis selle CDOC 2.0 lahenduse osas sinu jaoks selline kõige suurem nagu challenge on, et mis siin tuleks nagu ära lahendada selle asja käigus? Või kus see nagu raske momentum on? Me tegelikult selle analüüsi käigus saime hästi palju teada dokumendi haldusest ja see tegelikult haakub ka sellega, kuidas riik tahaks võtta kasutusele igasuguseid pilvteenuseid erinevatelt mitte Euroopa Liidu teenusepakkujatelt, kus tegelikult selleks, et panna sinna isikuandmeid näiteks, need peaks olema krüpteeritud kujul, kuna jätkuvalt Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ei ole suutnud kokku leppida, et mis tingimustel seda võiks teha. Ja praegu on selline tunne,
et kui seda CDOC2 asja nagu õiges suunas edasi arendada, sinna see rollipõhise võtmekalduse võimekus teha, veel nipet-näpet, et siis võib-olla sealt midagi koorub välja, mis muudaks need pilvteenused kuidagi kasutatavamaks kasutaja jaoks. Võib-olla sealt koorub välja midagi, mis teeks nagu dokumendihaldussüsteemides kogu selle asja nagu mugavamaks ja turvalisemaks, eks ole. Aga see on nagu niisugune asi, et selle nagu näppu peale panna veel ei ole õnnestunud. Et nagu tunne on tugev, aga kuidagi, ma arvan, et seal me peame natuke veel tööd tegema. Et see on nagu kõige keerulisem olnud, et muud asjad on nagu, ma olen ausalt pärast siis, kui see ROKA oli ja ma Tõnisega esimest korda sellest rääkisin, ma olen sellest nii palju mõelnud, et mul on nagu, see plaan on nagu päris pikalt valmis olnud, et kuidas seda asja teha, et jah, et selles mõttes, aga see on jah, ja ma arvan, et seal on väga suur nagu potentsiaal tegelikult, et sellest tuleb nagu midagi päris kasulikku välja lõpuks. Ja ma ühe küsimuse küsiks veel, et CDOC1 juba käisin läbi, aga ma küsiks ka niipidi, et kas täna, kui ütleme selle analüüsiga oled nagu toimetanud, on midagi, mida sa tahaksid soovitada, ma ei tea, kas teenusomanikele või kasutajatele, et mida CDOC1 meil jääb, et kas selle näitel on midagi head soovitada, et kuidas CDOC1 paremini kasutada või mida rohkem arvestada? Ei tähendab, dekrüpteerige kõik need asjad, mis te olete kätte saanud. Kui teie sisemised reeglid nõuavad krüpteerimist, krüpteerige nad kuidagi teistmoodi. Kui te olete neid hoidnud praegu dekrüpteerimata kujul selle jaoks, et nagu tõestada, et mis infot te kuskilt olete saanud, siis paluge, et need saatjad enne krüpteerimist digiallkirjastaks selle sisu, eks ole, siis see tõestusväärtus tuleb sealt digiallkirjast, mitte sellest krüptokonteinerist. Ja mina ütleks, et tõmmake see säilitamise kasutus nii kokku, kui te vähegi saate, eks ole. Seda võib-olla ei saa päris üksi teha, eks ole, neid saatjaid tuleb ka nagu koolitada, aga see oleks mõistlik asi. Ja kui see CDOC2 nii-öelda klient läheb sinna nii-öelda mainstreami, et siis võtke ta kohe kasutusele. Et seal ei ole nagu midagi oodata. Et midagi, jah. Olgu, aitäh sulle. Ja. Oota, ära veel ära mine. Aitäh.